در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Enesekindel ajatolla Ali Khamenei lisas, et mässajad mässavad sellepärast, et meelitada USA presidenti Donald Trumpi. On ju viimane hoiatanud, et kui meeleavaldajaid hukkub, siis USA on valmis kätte maksma. President Trump is looking to distinguish himself from past presidents like Obama and Biden. Those presidents provided rhetorical support for Iranian protesters in past protests, but members of the Republican Party certainly have challenged those presidents for not doing more to defend protesters and protect them against violence and repression from the Iranian state. Meeleavaldused algasid juba enne aasta vahetust ja on üha suurema hooga levinud. Nii mõnigi peab seda koordineerituks, sest riigis on Iisraeli luurel Mossadil tihe võrgustik. Lisaks õhutas meeleavaldajad tagant Iraani opositsioonijuht ja endine kroonprints. این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. Nii nagu varasematel kordadel 2017 või 2019 võimuvastaste meeleavalduste ajal keeras Teheran kinni interneti, lootuses vähendada some kaudu levivaid videoid suurtest rahvahulkadest linnatänavail. Seda praeguse seisuga siiski ei paista ning põhjuseidki on enam kui üks. I think that they're facing a triple threat. One that they haven't faced ever before. The threat is certainly massive economic pressure, and there are no immediate or quick fixes in that realm because of the sanctions, but also because of systemic corruption. The second pressure, of course, is the political crisis between the state and society. Majanduskriis, veekriis ja rahulolematus poliitilise eliidiga väljendub ka uues taktikas. Meeleavaldajad ründavad ise korrakaitsjaid. Eksiilis Iraani inimõigusorganisatsioonide andmel on hukkunud 45 inimest, vahistatud on üle 2000. Ja nii kurvalt, kui see ka ei kõla, siis meeleavaldajatega jõhker arvete klaarimine on Iraani režiimi jaoks tavaline. Kuid Sanam Vakili hinnangul on juhtkonna jaoks üks murekoht veel. The third crisis, and this is what makes this moment more concerning for the political establishment in Iran, is that they are preparing for another round of confrontation with Israel, if not with the United States. And so they are calculating their moves carefully and trying to keep all of their balls in the air. Iseasi, kas valimisteks valmistuv Iisrael on valmis praegu uuesti Iraani ründama. USA puhul on aga Iraani juhtidel põhjust ootamatut käiku karta küll, kui arvestada, mida Washington tegi Venezuelas sealse riigijuhi ja Atlandi ookeanil Vene tankeritega. Nagu Donald Trump äsja New York Timesile ütles, tema võimu anda käske sõjalisteks operatsioonideks üle kogu maailma piirab vaid tema enda moraal.